Tere, anonüümsed kuulajad, vennad ja õed. Mul on teile rääkida selle tänapäeva ajastu, moodsa ajastu, kus me kõik elame ja millest me välja ei pääse. Selle antropotseeni või uusaja või modernsuse sellistest aspektidest või külgedest, mida koolis ei õpetata. Ja sellepärast mul on küll siin palju pabereid, aga ma lähen kohe selle kõige tähtsama juurde. Selle, mis antropotseeni iseloomustab kõige sügavamalt. See tähendab seda, et antropotseen on selline tehnilis-masinavärgiline ajastu. Ja seda ei ole kunagi varem, ei ole midagi sellist inimkonna ajaloos toimunud. Antropotseen on emakesele loodusele täiesti võõras. See on midagi sellist tehnilise, matemaatilist, mida ei ole traditsioonilises aegade leppes kunagi olnud. Aga koolis räägitakse meil, et üleminek keskajast uusajal on justkui sujuv ja on küll mingid struktuurimuutused poliitilis-ühiskondlikus süsteemis, aga see ei väljenda seda radikaalset põhimõttelist erinevust, mis antropotseeni kõigist teistest inimkonna ajalooperioodidest eristab. Ja selles mõttes võiks öelda, et antropotseen, moodne ajast on nagu täiesti rebestus või lahtitõuge kogu eelnevast. Ja sellega on ka seotud meie kõigi tulevik. Ja sellepärast tundub see mulle nii tähtis. Aga nüüd ma kavatsen, ma veel lisan seda, et need antropotseeni tunnusjooned on täielikult objektiivsed ehk meist sõltumatud. Need ei sõltu meie konkreetsest isiklikust igapäevaelust. Et need on meie igapäeva kogemuse suhtes a priorsed, sest kõik, mis on tehnilis-matemaatiline, on täiesti meist eraldi olev. Meist lahutatud. Ja sellepärast see ei sõltu meist, see on nagu meie käeulatusest välja asetunud määramatuks ajaks, nagu Foucault ütleb. Aga nüüd ma kavatsen anda antropotseeni kõige sobilikuma definitsiooni. See oleks siis järgmine. Antropotseen on vastand ontoloogiline, vastand metafüüsiline, eksperimentaal, surrogat, positiivne, tehisideaal, näivus. Eksperimentaal, surrogat, positiivne, tehisideaal, näivus. See tähendab vastand ontoloogiline, vastand metafüüsiline tähendavad seda, et seda nagu ei olegi, nagu mingis mõttes ei olegi nagu, et see on nagu mingisugune antropotseeni selline algupära, millest tuleks kogu antropotseeni alustada, see on negatiivne alusprintsiip. Siin on René Guénon, lehekülg 75, tema mainib seda. Tema on nüüdismaailma kriis, lehekülg 75 on negatiivne alusprintsiip. Et see on nagu midagi sellist inimkonna ajaloos. Siin on Rein Vihalem, tuntud Eesti teadusfilosoof, lehekülg 55 või 54. Tema ütleb, et see on nagu midagi ebaloomulik seisund, mingisugune traditsioonilisest ajaloost kõrvale kalduv ja erandlik. Ühe sõnaga, mida ma tahan rõhutada, et moodne antropotseen, kogu moodne ajastu on täiesti hälbiv kogu eelnevast, kuna ta on emakesele loodusele täiesti võõras, algsele ürgsele looduskeskkonnale täielikult võõras, siis on ta nagu erandlik, ebaloomulik ja hälbiv. Ta ütleb
kuulus Eesti tuntud teadusfilosoof Rein Vihalem leheküljel 54 ja keemia ajaloos, nii ja seda ütleb Guénon, aga loomulikult on see sama, mida tuntakse poststrukturalistlikus kirjanduses puuduolu all või Derrida, kuulus Jacques Derrida ütleb selle kohta leheküljel 705 ja see on 20. sajandi filosoofia voolud. Ta ütleb selle kohta, et see on ilma algupärata algupära ja teises kohas ta ütleb, et see on tõelise algupära puudumine, mis on kogu antropotseeni alguses on tõelise algupära puudumine ja 112, 113 ütleb ta, 105 ja 112 või 705 ja 712, 713 tõelise algupära võimatuse, algupära puuduolik, lõplik alusena kohal olev algupära, et seda ei ole. Et selles mõttes tema kinnitab ka seda negatiivset alusprintsiipi, aga vaatame, et mida ütleb füüsikaajaloos Ivar Piir selle kohta, lehekülg 181, kus ta siin on, ta ütleb, et see on positiivse märgiga võetud negatiivsus. See on nagu negatiivset, midagi puuduolu, mingi olematus, tehisid, see, mis olles ei ole, sest vastand ontoloogiline, vastand metafüüsiline, kõige sügavamas tähenduses, vastand kosmilises hiigeltähenduses tähendab seda, et see on midagi, mis olles ei ole. See on nagu mingi tehisideaal olematus. Meie kogu moodsa ühiskonna aluseks on mingisugune tõelise, kuidas see oligi seal öeldud, tõelise väärtusaluse puudumine. Lehekülg 314 eksistentsialismi sissejuhatuses, lehekülg 314 eksistentsialismi sissejuhatuses 20. sajandi filosoofia vooludes on ka, et puudub, kõigel sellel puudub kindel alus. Kindel alus, see tähendab seda, et see on see sama, mis tõelise väärtusaluse puudumine. Seda ütleb feministidest Beauvoir 814 samast raamatust. Tõelise väärtusaluse puudumine. Ühesõnaga, see on midagi, mis on kogu selle moodsa ajastu alguses, on see negatiivne alusprintsiip või tõelise algupära puudumine. See on mitmetes või siis see positiivse märgiga võetud negatiivsus. Positiivse märgiga positiivse märgiga võetud negatiivsus. Aga ja siin vaatame, mida veel see tähendab. Siin on veel üks Derrida kuulus essee, milles poststrukturalism algaski. Struktuurmärk ja mäng. See on akadeemias, ühes akadeemias siin. Ja siin on, et siin on struktuuri kese on nagu vaba mäng. Struktuuri keset iseloomustab vaba mäng 1412 ja lähtekoht või kese, et siin ta räägib sellest lähtekohast või kesest 1415, ta räägib lähtekoha puudumisest, keskme puudumisest, 1431 räägib keskme või tõelise keskme puudumine, ühesõnaga lähtekoha puudumine, vaba mäng, mis toimub tänu keskme lähtekoha puudumisele. Ja siin veel üks poststrukturalismi ja postmarksismi teoreetik Laclau räägib 600, mis ta seal oligi, 35, jah, 635 räägib tühi koht, valgupärane puuduolu, jah, on kogu selle ühiskonna aluseks tühi koht või algupärane puuduolu. 639 on see tema kuulus algne ületamatu identiteedi puudus. See on see absoluutne vaakum, tähendusvaakum. Seda oleb nii mõneski kohas tähendusvaakum või tühik või tühik, lõhe, tähendusvaakum, puuduolu,
see kõik tähendabki algne ületamatu identiteedi puudus ja see on kohe modernse antropotseeni negatiivse alusprintsiibiga sünonüümne. Jah. No ma ei tea, kas ma peaksin veel tooma põhjendusi sellest negatiivsest alusprintsiibist ja keskme puudumisest või lähme veel edasi, lähme ja ühendame nüüd siis selle, mida see tähendab ajalooliselt. Siin on, ma ei hakka rohkem neid näiteid sellest tooma, ma juba arvan, et tõin piisavalt, aga nüüd võtame siit, et mis see siis on? Mis see siis on? Siin on Ülo Mattiuse artikkel Descartesist ja Husserlist. See on ka Akadeemiast 1993 ja siin on väga hästi öeldud ära, mis on selle kehastaja. Mis on selle kehastaja, selle puudoluva algupära kehastaja. Ja see kõlab paradoksaalselt esmapilgul, sest kehastaja ongi alus ja põhi. Siin on öeldud, et kogu modernsuse või selle alus ja põhi ehk absoluutselt kindel algus, see ongi kuulus kartesiaanlik cogito, absoluutselt kindel algus ja põhi ja tõsikindluse, teaduslikult kehtiv evidentsuse, mis kõigele muulne eelneb. Kõigele muulne eelneb, apodiktiline algevidents ja see on ühesõnaga, nagu te näete, on see, mis siin on positiivne justkui nagu vaikiv eeldus, mida on võetud nagu enesest mõistetavana, on poststrukturalismis ümber pööratud, aga see peabki nii olema, sest kõik, kes pärast teist maailmasõda tõsiselt võetavad mõtlejad ütlevad, et näiteks Butler ütleb lehekülg 854, ma ei hakka seal, ta ütleb, et seadus pöördub enda vastu või Derrida ütleb, et räägib asjade endi destabiliseerumise loogikast, mis tähendab seda, et nüüd see, mida enne mõisteti kui vaieldamatut teaduslikku tõsikindlust, mis seostub matemaatilise absoluudiga. Ma toon ühe näite, oodake ma. Siin on teadusfilosoofilt Piret Kuuselt. Tema ütleb, et kogu moodsa teaduse, ütleb väga õigesti, 105 lehekülge, et kogu moodsa teaduse alguseks on, matemaatika on moodsa teaduse jaoks Jumala. Aga tuleb arvestada, et see puuduolu või tühike või see negatiivsus, mis on kogu antropotseeni ehk moodsa masinaajastu alguseks, põhineb tehnoloogilisel kõikvõimsusel, mis põhineb matemaatikal. Derrida räägib tehnoloogilisest võimutahtest ja sellega seotud meie kõigi tuleviku masinlikust etteprogrammeeritusest. See on väga sünge lugu, aga me tuleme selle juurde tagasi. Aga 119 ja 105 ütleb see meie teadusteoreetik Piret Kuusk, et see on tema raamatus Aegruum, et matemaatika on teadusliku tõe garantii ja tal on Jumala roll moodsast. Nii et matemaatika kui Jumal, seda võiks masinjumalaks nimetada. See on nagu tehniline absoluut või tehnoloogilis-masinavärgiline absoluut või masinjumal. Et siin ei ole tõejärgsust, vaid siin on tõeline Jumal absoluutselt ümber pööratud kujul. Ja seda väidab oma väga sisukas essees Nietzsche's siin samas 20. sajandi filosoofia vooludes Leo Lux. Ta räägib, et see kartesiaanlik mõtlev asi, et temaga seotult siis on kogu see antropotseeni ajastu nagu mingis mõttes näivus või fiktsioon. Fiktsioon on kõige selle alguseks. Näivus, kogu elu põhineb näivusel või Nietzsche seda ütleb oma mõnes kohas seal, et mingit sorti mingi väljaspoolne näivus, mingisugune materialistlik, mehhanistlik väljaspoolne näivus on. See on see sama, mida ma siin nimetasin, on see, mis olles ei ole vastand metafüüsiline, vastand ontoloogiline,
eksperimentaalsurrogaat, positiivne tehisideaal näivus, et see on nagu kõige parem modernse ajastu masinaga veetava tsivilisatsiooni, nagu siin Watson ühes kohas 20. sajandi intellektuaalses ajaloos ütleb, masinaga veetav tsivilisatsioon või nagu Spengler ütleb siin leheküljel 117 või 118, et ta ütleb, et siin on, et tehnika muutub juhitamatuks ja pöördub oma isandate vastu, aga ta ütleb, et moodne tsiviliseeritud inimene tahab kõike masinlikult teha ja kogu tsivilisatsioonist on saanud masin, mis teeb või tahab teha kõike masinlikult. Sellepärast ka see masin jumal, aga kuna matemaatika on võtnud jumala rolli ehk matemaatiline absoluut tehnilises, utilitaarses, masinavärgilis, insenertehnilikus tähenduses, siis tekibki selline hingetu automaat kogu maailmast ja inimesest, kõigest saab hingetu automaat, aga selle juurde tuleme tagasi, sest see on praegu väga üldiselt öeldud. Aga vaatame veel seda, sest nüüd see kartesiaanlik transcendentse ülevalolu või see isolated substantial ego of cogito, nagu üks autor ütleb, ma ei saa kõike tsiteerida, muidu kõiki välja võtta, kõiki raamatuid siin korraga, see on ühes Burkili kristliku mõtteareng, siin oli see ongi tegelikult transcendentaalne ego, see on transcendentaalne ego ja te võib-olla uusaja filosoofias on naiivselt arvatud, et see on nagu midagi inimlikku või mõtlev asi on nagu midagi inimlikku. Aga ei ole inimlikku. See on absoluutselt samamoodi nagu kõik objektiivne, meist täielikult sõltumatu lahus olev. Nii et paradoksaalselt võib öelda, et transcendentaalne subjekt ehk transcendentaalne ego ehk see algevidents või see aluspõhi, mida Husserl ütleb, et see on subjekti vaba, see on täiesti vaba või sõltumatu empiirilisest või praktilist tegelikust ühiskondlikust toimijast või ükskõik, see on meist täielikult väljaspool asuv ja järelikult ta ei ole üldse inimene. Ühesõnaga, see, mis on modernse ajastu alguseks, ei olegi midagi inimlikku. Siin ütleb, see on väga tähtis, siin on mitteinimlik algsuhe, see on Melisseau, see on prantsuse filosoof Melisseau, lehekülg 200. Ta ütleb, temalt saab väga palju teada, mida see matemaatiline absoluut ja see tähendab. See ütleb, et 200 on mingi mehaanilis väljaspoolne maailm, väljaspool inimloomuste, mis saab läbi ilma inimeseta. Inimene muutub ülearuseks ja seda võiks nimetada funktsionaalmehhanistlikult ebaisikuliseks või anonüümseks mitteinimlikuks algsuhteks, mis on nagu kogu selle moodsa ajastu südames, nii öelda. Derrida ütleb selle kohta lehekülge 714 või 715, mis ta siin ütleb. Ja ta ütleb, et see ühiskond või et kõik toimib nagu masin, alati meist eemal. Aga see ongi sellepärast, et see transcendentaalne ego on kogu selle modernse ajalooprotsessi ja masinevolutsioonilise nii-öelda tähendusajaloo, mis iseennast täide viib, nagu Derrida ütleb oma intervjuudes 68, ma ei saa seda praegu välja võtta, aga ta ütleb, et on mingisugune tähendusajalugu, mis on sõltuvuses siis sellest masinlikust etteprogrammeeritusest nii-öelda, sest transcendentaalne ego alati koos matemaatilise absoluudiga, millest sünnivadki moodsad eksperimentaalteadused, täppisteadused, on teiste sõnadega nagu mingi absoluutne inimene. Absoluutne inimene on sama, mis transcendentaalne ego. Siin on Rein Vihalemmal lehekülg 50 keemia ajaloos selline mõiste nagu absoluutne inimene ja see ei ole empiirilist, tegelik faktiline inimene, nagu Marx seda mõistab, ühiskondlik inimene, kes ennast materialistlikult toodab, see praktilis ühiskondlik, sotsiaalmajanduslik toimija, see ei ole nagu meie oma igapäevaelus, see on sellele eelnev, see on midagi kantiaanlikku, see on a priorne selle kõige suhtes, see absoluutne inimene on midagi nagu Hegeli absoluutne mõte, mida mõista küberneetilis tehnoloogilises tähenduses ja siis nüüd me tuleme ideaalstruktuuri mõiste juurde, mis on strukturaalfunktsionalistlik mõiste.
ideaalstruktuur, eneseküllane, enesega piirduv, ennast ise määrav, ennast ise kujundav ideaalstruktuur, see on Saussure'ile. Jah, Derrida siin ütleb, et mitteelu, mis on tänapäeva ühiskondliku elu südames, on mingi mitteelu, ehk mingi eelmärgistatud automatism. Ja see on kõik tänu sellele transcendentaalsele egole, sest temast ei ole mitte midagi väljaspool. Ja ta ei olegi inimene, ta on ebainimene. Ei, see ei ole minu välja mõeldud mõiste, ebainimene. Ebainimene ei ole minu välja mõeldud. See kõlab küll kohutavalt, aga ebainimene on Ott Puumeistri, tema oma artiklis, akadeemia artiklis siin räägib ebainimesest, sest loodus on denatureerinud ebainimene. Ja see on muidugi seotud meie tulevikuga. Ja siin ta räägib, et me oleme kinni jäänud sellesse progressi jumala arendus- ja kiirendusmasinasse ja selle piiramatu majanduskasvu tõttu, aga ta ütleb veel ühe asja. Ta ütleb, et meie lõpp on juba ära toimunud metafüüsilis-ontoloogilisel tasandil. Ja see ongi selle kartesiaanliku cogito transcendents ülevalolu pärast, kui seda mõista mitte naiivselt, nagu seda on seni tehtud. Kui seda mõista nagu kogu antropotseeni keskse puuduolu või negatiivse alusprintsiibi väljenduseta, saame me aru, miks, et see majandus on tööstuslik majandusühiskond ja majandus, mis määrab kõik ja raha, kauba üldvormi, raha üldväärtuse vahetussuhte, enesega identse vahetussuhtepõhine ühiskondlik materialistlik protsess on ainult transcendentaalse ego tagajärg. Kogu tööstusühiskond, tööstuskapitalism ja liberaalne demokraatia on selle algse puuduolu või negatiivse alusprintsiibi tagajärg. Aga põhjus on seal 17. sajandis istub koos Descartesi esile kerkimisega, sest me vaatame täpsemalt natukene hiljem, mida see Descartes tegelikult tähendab ja tema cogito transcendents ülevalolu. Siin ma tõin välja selle, et see on nagu ebainimene. See ei ole mingi nali, see on mitmes kohas öeldud, seda ütleb ka Egon Friedel. Tema avaski mu silmad, kuidas mitte naiivselt mõista René Descartesi, kuidas mitte naiivselt mõista. Issi räägib siin, Issi räägib tähtsat juttu. Lumeke tuli vaatama. Kuidas mitte naiivselt mõista. Ja vaatame kohe, kus see René Descartesi kohta on. Ta ütleb, et siin on puhta mõtlemine, puhas mõtlemine, seda ütletakse mitme, et me kohe tuleme selle juurde ka, mida see puhas mõtlemine tähendab. See on puhas eneseteadlik ja kindel, tõsikindel mõistus. Ja see valgustusaegne mõistus, mida siin on hästi nimetatud, mõistuse päike, valgustusaegse mõistuse päike või lumière naturel, selle juurde tuleme kui ühe antropotseeni, ühe väga määrava a priorse tunnusjoone, tuleme siia tagasi, aga mida me tahan Descartesi kohta öelda, et mida Descartes avastas veel? Ta avastas matemaatilise a priorse mõtlemise sellisel kujul, mida inimkond kunagi varem ei tundnud. Sellisel kujul, ühe sõnaga, ta avastas asjade seaduse enne asju ennast. Kas te olete kunagi midagi sellist kuulnud, midagi nii mitteinimlikku, nii objektiivset ja see ongi nagu Derrida ütleb 706. Ta ütleb selle husserlik, kantiaanliku ja kartesiaanliku transcendentaalse subjekti kohta, ütleb ta 706, et see on nagu absoluutselt ideaalne objektiivsus, nagu geomeetria, vormid, mis ilmnevad subjektiivsetes struktuurides. Ja siin pange tähele, seda ma ei saa praegu edasi arendada, aga selles idees tuleb esile transcendentaalse ego ja sellega seotud puhta matemaatilise a priorse või matemaatilis-loogilise matemaatika mõistuse või instrumentaaltehnoloogilise tehisideaalmõistuse lahutamatu seos masinintelligentsi ehk tehisintellektiga. Tehisaju või tehisaju ja sõnaga teadvus ja aju nagu omavahel lähevad lahku selles protsessis. Inimteadvus ja aju
kui küberneetilis instrumentaalses tähenduses aju ja närvisüsteem, kui puhtalt kehalis kvantitatiivne suurus, mida on võimalik väljaspoolt manipuleerida ja uurida, nagu teaduslikud aparaadid teevad. Kui me tuleme teadusliku objektiivse täppistunnetuse põhiproblemaatika iseloomustuse juurde, siis me mõistame, kuidas see toimib. Selle juurde ma tahan kavapunktis tagasi tulla selles, mis meist sõltumatu naprioorselt kirjeldab antropotseeni, aga see ei ole kõige tähtsam. Kõige tähtsam on ikka see transcendentaalne ego, sest ilma transcendentaalse egota ei oleks ka mingisugust see täppisteadus ehk looduse desubjektiveeriv matematiseerimine, nagu Melisseau ütleb, et see sünnib koos transcendentaalse subjektiga, koos, samal ajal sünnivad, sest René Descartes on ju moodsa teaduse teoreetik, moodsa teaduse filosoofiliste aluste esimene teoreetik, moodsa täppisteaduse tunnetusteoreetiliste aluste ehk Newtonliku maailmapildi, mehhanistlik materialistliku maailmapildi, mida inimkonna ajalugu kunagi varem ei tundnud. Teine teoreetik on Kant, aga Descartes on esimene, tema on kogu moodsa mõtlemisviisi rajaja, nagu Laanemäe ütleb kultuuriloos. Ma ei saa seda praegu võtta välja. Kultuuriloos lehekülg 275. Aare Laanemäe ütleb, et on kogu moodsa mõtlemisviisi rajaja. Ühesõnaga, ja Friedel tabab muidugi asjade seadusena asju ennast. No selle peale võiks küll ainult tulla see, mida Ricoeur nimetab siin selliseks distantseeritud objektiveerivaks hoiakuks ja sellega seotud algpunkti filosoofiaks. Algpunkti, tal on see 435. Ricoeuril siin samas 20. sajandi filosoofia vooludes on see algpunkti filosoofia. Algpunkti filosoofia, see juba ise ütleb, et sealt sai see kõik alguse. See on sama nagu Matjus ütleb siin, et see on ikka üks kõigist avastustest kõige suurem on transcendentaalne subjektiivsus. Ja siin teises 20. sajandi filosoofia vooludes Husserli kohta on öeldud, et see on puhas a priorne subjektiivsus. Puhas a priorne subjektiivsus. Jätke meelde, puhas a priorne subjektiivsus, mille ei ole meie igapäevaelulise isikliku subjektiivsusega mitte midagi tegemist. See on just nimelt ebainimene, see mitteinimlik algsuhe, ebaisikuline loodus ilma inimeseta või see suur ükskõiksus. Ühesõnaga, see on nagu meist sõltumatu matemaatiline absoluut. Ja ma ei saa neid välja tuua, aga matemaatilise absoluudiga, mäletate siin see Piret Kuusk ütles, et see ongi, matemaatika on moodsa ajastu ja moodsa loodusteaduse jumal on matemaatika. Ja kui me tänapäeval elame puhtalt arvutite ajastule, arvuti ongi seotud väga keerulise matemaatika ja loogikaga, nagu te teate, siis mis on arvutirevolutsioon ja infoühiskond muud kui kõige ehtsamal viisil selle transcendentaalse ego ja sellega seotud matemaatilise absoluuti ja masinjumala mõiste väljaarendused aja jooksul, masinevolutsiooni, mis sellest algpunkti filosoofiast sai alguse tulemused. Ühesõnaga see kartesiaanlik algpunkti filosoofia, see objektiviseeriv hoiak lahutaski meid loodusest. Esimest korda inimkonna ajaloos täiesti lahutas inimkonna. Modernne inimkond on nagu machinery, technological man väljaspool loodust. Masinlik, tehnoloogiline majandusindiviid, aga seda praktilise ühiskondliku toimijana. Ja sellega on see kapitalism seotud, aga kuna see on ainult tagajärg, selle juurde tuleme sellepärast hiljem, sest see on vähe olulisem. Kõige olulisem on teoreetiline, mitte praktiline. Ja teoreetiline alus antropotseenil ongi see negatiivne alusprintsiip. See, mis olles ei ole, vastand metafüüsiline, vastand ontoloogiline, tehis ideaal olematus, tehis ideaal olematus ehk see, mis olles ei ole. Ta on, aga teda ei ole, sest teda ei ole, ta on olemas empiiriliselt, positiivselt on olemas, aga ta on positiivsus, mis on võetud negatiivse märgiga. Teda ei ole olemas nagu ja inimkonna meie kõigi tuleviku seisukohalt ei loe meie subjektiivne elukogemus, vaid loeb see objektiivne, meist sõltumatu, meie käeulatusest välja asetatud transcendentaalne ego, kui kõige selle alguspunkt, algpunkti filosoofia seda ütlebki. Ja vaatame nüüd tuli hea idee küll. Me tuleme veel selle juurde tagasi, mida Friedel siin räägib, aga võtame nüüd Foucault. Michel Foucault, hullumeelsus ajalugu. Ja mis saab veel parem olla, natuke irooniline isegi.
Foucault hullumeelsus ajaloos ütleb, et see mõistuse lehekülg 52 ja 53 ütleb, et seesama lumière naturel, see objektiivne, absolutiseeritud objektiivne puhas mõistus, see, millel kogu moodne ühiskond põhineb ja mis on lahutamatult seotud moodsate täppisteadustega, sest need põhinevad kellegi mõistusel, selle sama transcendentaalse ego mõistusel ja sellega seotud mõistusel, ühesõnaga puhtal matemaatilis-loogilisel tehisideaalmõistusel. Milline see oli iseloom, selle toome esile nüüd kohe. Ühesõnaga, Foucault väidab, et selline uusaegne, modernne mõistus ja hullumeelsus on lahutamatult omavahel seotud. Ühesõnaga, ja tema ei ole ainus, kes seda väidab. Ta ütleb lehekülg 52, et mõistus on hulluse mõõdupuu ja vastupidi. Lakkamatus vastastikuse viitamise protsessis tõrjub punkti teise kõrvale, saades ise samal ajal teiselt endale aluse. Ühesõnaga, ja ongi nii, et seda on kogu aeg kahtlustanud, et moodsas tehnoloogilises instrumentaalses mõistuses on, ehk tehnoloogilises ratsionaalsuses, külmas tehnoloogilises ratsionaalsuses, nagu Marcuse näiteks ütleb selle kohta või Eco ütleb, et see on külm ratsionalistlik funktsioon ilu ajaloos seal. Ta ütleb, et see on ratsionaalse mõistuse külm funktsioon, on kogu ratsionaalse mõistuse külm funktsioon, külm, ebaisikuline, anonüümne. Seda ütlevad mitmed autorid. Näiteks Mair ütleb bioloogia ajaloos, et see on külm, ma ei saa kõike välja võtta korraga, aga siin on Mairi bioloogia ajalugu. Tema ütleb, et külm, anonüümne mõistus, millel põhineb see tehnoloogiline täppis teadus leheküljel 95 ütleb seda. Ja no siin näete, ma olen toonud näiteid füüsika ajaloost, bioloogia ajaloost, keemia ajaloost, teadusteoreetikutelt, sellepärast ma pretendeerin selle jutuga ka, vähemalt püüan pretendeerida humanitaarteaduslikule tõsiselt võetavusele. Ühesõnaga, Foucault väidabki siin, et hullumeelsus, et see midagi irratsionaalset on see. Ühesõnaga, seda väidab ka Adorno, selles samas 20. sajandi filosoofia voolude lehekülg 558, Theodor Adorno tema kuulus 60ndate hippide aegne teoreetik, mis oli 558, jah, mis ta siin ütleb? Ta ütleb 558, see on tema valgustuse dialektika. Ta ütleb, et see kõike hõlmav utilitaarne pragmaatiline ideoloogia on seotud selle mõistuse, teaduse ja selle mõistusega, mis on tänapäeva teadusele ja tehnoloogiale aluseks, selle irratsionaalsusega, et see on tegelikult irratsionaalne. Ja Foucault ütleb ka, et see on seotud mingi 53, ta ütleb, et see on seotud mingi pimeduse killuga. Pimeduse kild on selles, 53, mingi metafüüsilise pimeduse kild. See on midagi, ja Marx ütleb lehekülg 545, et selle sama teadusliku mõistuse poolt konstitueeritud ühiskond, 545 on Marxist, ta ütleb, et see moodne tsiviilühiskond ja tööstusühiskond, kapitalistlikud rahvusriigid, et nende aluseks on mingid maa-alused jõud, mingid allilma maa-alused jõud, mingisugused sellised jõud, mis on irratsionaalsed, nagu Foucault ja sõnaga. See negatiivne alusprintsiip on lahutamatult seotud selle puhta matemaatilis-loogilise arvutuslikkusega, mis on tänapäeva kompuutertehnoloogiate ja kõigi digitaalsete modifikatsioonide aluseks. Et sellega on seotud mingisugused pimedad maa-alused jõud, ühesõnaga kogu selle moodsa mõistusega. Han ütleb selle kohta, see on üks saksa teoreetik, Han, Koreast pärit, Byung-Chul Han. Tema ütleb leheküljel 40, ta väga hästi defineerib, no nii hästi defineerib moodsat mõistust ja sama nagu Foucault, et see on hullumeelsusega seotud. Ta ütleb, et see valustusaegne puhas mõistus, see nagu Kant ütleb, et
kohe ütleme, see sama mõistus, no võtame selle siis ette, mida Kant selle mõistuse kohta ütleb, sest Kant on ju veel rohkem seda süstematiseerinud, tematiseerinud, seda puhast intellekti, seda puhast abstraktset aru, nagu Tool ütleb leheküljel 35 elufilosoofia, siis abstraktne aru, vaatame see tehnilise abstraktne aru või puhas mõtlemine või puhas mõistus, nagu on täppisteadustes, Maxwelli kohta on öeldud seal täppisteadustes selle ja puhas, vaatame 352, kus ta siin on, Kanti kohta. 352, et see on nagu puhas mõistus on kõikides kogemustes sõltumatu mõistus, nagu see eksisteerib enne igasugust kogemust. Ja vaadake, veel paremini on öeldud, et siin lehekülg 352, et see on enne kogemust, väljaspool kogemust ja ilma igasuguse kogemuseta. Te saate aru, et väljaspool meie elukogemus subjektiivset, ilma selleta ja mis on väljaspool seda, enne seda saab ainult eksisteerida see mitte-inimlik algsuhe ehk matemaatiline absoluut. Vaadake, matemaatiline absoluut ongi, ta on nagu kus see Melissoo nüüd on? Melissoo, no vaata, kui liiga palju raamatuid on korraga lahti, siis kus on Melissoo? Ahah, siin. Melissoo, Foucault. Melissoo ütleb, et see on nagu meist sõltumatult eksisteeriv, 202. See on meist sõltumatult eksisteeriv ja kõik, mis on antus matemaatiliselt kirjeldatav, püsib sõltumatu sellest, kas meie eksisteerime või mitte. See püsib, see ongi mitte inimlik. See masinlik, ebaisikulis-funktsionaalne algsuhe, mis on ka modernsele inimkäsitlusele aluseks, sest modernne inimkäsitlus ütleb, et me oleme vald pelk, kompleksselt organiseeritud mateeria, mis allub täielikult, seda ütleb ka Mair lehekülg 69, allub täielikult füüsika ja mehaanika seadustele. Olgugi, et tänapäeval on need drastiliselt modifitseeritud, palju keerulisemad, aga ometi me oleme, ütleme, meie kehaline pool või füüsiline pool on ainult see ongi ainult, mis on meis. Meis ei ole mingit varjatud poolt, ei ole mingit hinge. Evolutsiooniga, Yuval Harari ütleb, et evolutsioonilise käsitlusega, mis põhineb pideval muutumisel, seal ei saa mingit hinge ollagi. Tarbinispeal ei ole meil hinge. Ühesõnaga, tegelikult ei ole meil hinge sellel mõtleval asjal, mis on igasuguse toetuspunkti, nagu Ricoeur ütleb, kaotanud. Ühesõnaga, see transcendentaalne ego, mis kõigile meie igapäeva kogemustele eelneb, saab alguse mingist hiiglaslikust traumast, kollektiivsest traumast, õhtumaade teaduses. Keskaja lõpu ja uusaja alguse vahele jääb mingisugune tohutu kollektiivne algne ületamatu identiteedi puudus või trauma ja sellest saabki see külm, mehhanistlik, objektivistlik, küberneetilis, semiootiline tehisideaalmõistus alguse, mis paneb alguse ka moodsale ühiskonnale hiljem. Ja see kojuneb selle põhjal välja, sest praktilis-ühiskondlik toimine, nagu Locke ütleb, John Locke, põhineb ka indiviidi esmasel antusel, ehk see on maailmast täiesti lahutatud, maailmal alati vastanduv indiviid, selline eneseküllane, üksteisest täiesti eraldi olev, see on nagu moodsa praktilise ühiskondliku toimija algdefinitsioon, olgugi, et see on transcendentaalse ego suhtes teisejärguline. Sest need on kõik transcendentaalse ego väljendused, kuna, nagu Mattius ütleb lehekülg 1585, seal, kus ta seal on, no ei saa kätte praegu, aga ta ütleb, et transcendentaalsest egost ei ole mitte midagi väljaspool. Ja siin me, selle põttu võimegi samastada transcendentaalse ego selle Saussuri ideaalstruktuuriga 652 räägib, Saussure on üks semiootilise strukturalistlik, semiootilise mõtlemisviisi aluse panijaid on Saussure. Ja kus ta siin ongi? Ta ütleb 649 kõigepealt, et see on nagu mingi abstraktne iseseisev süsteem. Abstraktne iseseisev süsteem ja struktuurireeglid, mis on meist sõltumatud. Ja siin
siin võiks öelda, et see on nagu mingi abstraktne ideaalsüsteem. Ja paremini ei saagi öelda. Abstraktne. See tähendab, see on mehaanilis ebaisikuline, nagu ei kusagilt pärit. Lihtsalt mingi ideaalsüsteem. See on nagu see positiivse märgiga võetud negatiivsus ongi. Sest vaatame, mis ta siis täpsemalt on füüsika ajaloos siin lehekülg 181. Mis ta täpsemalt on? Ta on mingi punktmasside süsteem, mis on tasakaalus, kui kõigile tema massidele rakendatud jõudude tööde summa võrdub nulliga. Ühesõnaga, mis asi on modernne ühiskond? Ta on nagu mingi hiiglaslik võrrand, nagu Matrixis selles, nagu Matrixi arhitekt. Ja see läheb järjest enam täide ju küberruumis, kuhu meid tahetakse ühendada. See on ka totaalne matemaatilis-küberneetiline tervik. Selle algupära leiame juba 18. sajandi D'Alembert üldisest dünaamikast, mille kohta see käib. 18. sajandi keskelt D'Alembert üldine, kus ta räägib lõpmatu väikestest nihetest ja see kõik saab alguse. Seda midagi varem sellist ei olnud. Infinitesimaalarvutust, mis võimaldab lõpmatult väikeseid erinevuseid või lõpmatult väikesi muutuvaid suuruseid arvutada. Seda varem ei olnud siin Deleuze'i Prantsuse filosoofi kohta, Mehhiko küberneetik ja filosoof Manuel de Landa ütleb nii, mul on meelest, ta on lehekülg 28, see seostub ka Descartesiga, mida Descartes tegi. Et siin on jälle see matemaatiline absoluut ja selle kaudu defineeritud paljusus. Tänapäeval me räägime sellest postmodernistlikust erinevusmõõtme radikaalsest ilma piirideta ülekordamisest ehk sellest lõputust lahknevast diferentsiaalliikumisest, millest pole väljapääsu. Need on kõik selle matemaatilise absoluudiga, infinitesimaalarvutusega seotud probleemid, sest siis sai alguse see mingi tõkestamatu, isekulgev semioos. Semioos tähendab semiootika, küberneetika lahutamatut seost, nagu Lotman ütleb, selline 332 on Lotmani kogumik, ma ei saa kõike seda välja võtta, aga seal ta ütleb, et küberneetika ja semiootika üldised probleemid on siis need, mis iseloomustavad kõikehõlmavaid mehaanilisi süsteeme küberneetika vaatepunktist ja see matemaatiline absoluut, mis väljendub mehhanistlik, ebaisikuliselt ja tehniliselt, ei ole ju mitte midagi muud kui selle transcendentaalse subjektiga ja nende uute arvutustehnikatega seotud probleem. Kui inimene ise muutub ka matemaatiliseks probleemiks, nagu täielikult materialistlik bioloogilisest inimese definitsioonist, kui inimese aluseks on mingi ebaisikulis, mehhanistlik, funktsionaalne süsteem, ehk geneetiline kood. See on väljaspoolt manipuleeritav nagu mingisugune elukood, mida on võimalik väljaspoolt manipuleerida ja häkkida. Selle juurde tuleme hiljem, kui inimkonna tuleviku kohta tuleb jutte. Aga seesama geneetiline kood ongi seotud, oli võimalik avastada ja seda kõike geneetilist ajastut käivitada ainult tänu transcendentaalsele subjektile. Ja, sest sellega seotud matemaatiline absoluut on jällegi oma ebaisikuliste süsteemide ja nendega ongi kõigi nendest lähtuvad teiste antropotseeni põhitunnuste aluseks. Ja, nii, aga vaatame nüüd, kus ta siin ütleb. No, see on nii hästi öeldud ka, et mida Descartes tegi. Ta lõi mingi koordinaatteljestiku, kus oli geomeetrilisi seoseid punktide vahel võimalik väljendada seostana arvude vahel. See oli mingit sorti uue algebra kombinatoorne võimekus. Ja see võimaldas arvutada muutumise kiiruse hetkeväärtused, mida kunagi varem polnud sellist asja vaja olnud. See kõik on kõveruse väärtuse antud lõpmata väikeses punktis. No väga abstraktne, keeruline, tõesti, aga miks ma seda välja toon? See iseloomustab seda erakordselt mitteinimlikku, mitte väljenduslikkust, mitte midagi ütlevat suurt ükskõiksust, mille kohta võib lausa võrrandi anda. Vaatame, see on nagu selle ebainimese, et sellist sorti ebainimene tekkis tõesti selline mõtlev asi nagu kartesiaanlik cogito transcendentse ülevalolu. Ja kui seda nüüd mitte naiivselt defineerida, siis saame esmase ainulisuse absoluutse alguse
puhta a priorse subjektiivsus, enese transcendentaalse autonoomia, algpunkti filosoofia. Jah, see on, ma kordan veel, sest see ajab endalgi pea segi, aga ebainimese definitsioon on keeruline, ega ta ei saagi teisiti olla, sest selle aluseks on ebaisikulis, mehhanistlikud, instrumentaalfunktsionaalsed, matemaatilis-loogilised algprintsiibide, nagu küberneetika ja inseneriteadus neid mõistab. Ja no, need on tänapäeval nagu Mällo ühes Sirbi artiklis, ma ei saa välja otsida neid Sirbi artikleid, aga Tanel Mällo ütleb, et tehnoloogia on jokker tänapäeva ühiskonna kaardipakis. Jokker, see tähendab otsustav jõud on tehnoloogia. Ja see sama tehnoloogia põhinebki masinjumalal või matemaatilisel absoluudil. Et jokker ühiskonna kaardipakis. Ja tänapäeval valitseb tehnoloogia eetos, ta ütleb, mis on väga õige. Ja tehnoloogiline kõikvõimsus on see machinery, technological, creativity, inventiveness. See on see tehnoloogilisel võimutahtel tehnoloogilisel võimutahtel põhinev inseneri teaduslik avastusvõimekus, avastussuutlikkus, mis avastused, uued avastused ja antropotseeni tänapäeva kultuur on nende lõputute uute teadusavastuste ja saavutustega lahutamatult seotud ja siin Franks Müür-Erikson, Rootsi autorid, ideede ajaloos, lehekülg 113, kus ta siin oligi, lehekülg 113, ütleb, et looduse uurimine, matemaatilis-füüsikaline uurimine, ühesõnaga eksperimentaalne täppisteaduslik uurimine ongi täielikult muutnud meie elu ja olusid, meie elukeskkonda ja töötingimusi. See on küll nii mõistlikult öeldud, üsna värvitult, aga see on õige. Just loodusteadused ongi, mis on lahutamatult seotud selle transcendentaalse subjektiga, ongi loonud meile tänapäevase täielikult tehisliku elukeskkonna, mehhaniseeritud tehisliku elukeskkonna ja seda on väga hästi, see on küll ainult see väljendus, tagajärg, aga seda on väga hästi Vatimo, Leo Luksi artikkel jälle Vatimost 460, ta on öelnud, et Heidegger, et moodne tehnika, iseloomulik omadus on kõike ümbritsev siduda omavahel mingisuguseks tehnoloogilis-funktsionaalseks masinavärgiks, kõik ümbritsev ja inimesed ka on vaid lülid selles masinavärgis, nagu mutrid hiiglaslikus tööstusmasinas või nagu hipiteoreetik Alan Watts ütleb, et me oleme nagu mutrid kollektivistlik tööstuslikus masinavärgis. Seda ütlevad paljud autorid, ma ei jõua neid üles lugeda, kes kõik väidavad, et me oleme mingisugused mutrid tööstuslik kollektivistlikus masinavärgis. Marcuse ütleb seda, Adorno ütleb seda ütlevad veel paljud autorid. See on õige, sest me oleme dehumaniseeritud, sest kogu antropotseeni aluseks ongi see ebainimene ehk absoluutne algus, ütleb Foucault 247, absoluutne algus selle kohta. Ja seda ütleb ka Althusser, absoluutne põhjus, iseenda looja, ütleb Sartre, iseenda seadusandja, ütleb Kant selle kohta, iseenda evolutsiooni valitseja ja iseenda evolutsiooni valitseja, ütleb universumi Uxel Scheer, iseenda evolutsiooni valitseja, lehekülg 63-67, ja Yuval Harari ütleb lehekülg 52, ma ei saa praegu kõike välja võtta, siin muidu näiteks, ütleb, et oleme oma enda bioloogilisi aluseid kontrollime. Enda bioloogilisi aluseid, oma enda evolutsiooni juhtija ja see tähendab nagu mingit laadi, nagu Foucault ütleb väga ilusti siin lehekülg 30, mis ta siin on? Jah, 39, maine kõikvõimsus, ühe sõnaga, inimene võttis, nüüd võtame Yuval Harari siiski esile, ma ei saa visata, aga nad on mul siin ees, paneme siit natuke kauge, ma ei saa, maine kõikvõimsus, aga nüüd võtame küll Yuval Harari, sest see tema on tuntud autor, tema raamat on, see on väga kuulus, Homo Deus.
vaatame, mida see siis tähendab, see maine kõikvõimsus. See tähendab, et inimesed asendavad jumalaid. Jah, inimkond võtab jumala koha. Tõelise jumala koha võtab antropotseeni modernsus inimkond. Ja modernne antropotseeni inimkond võtab jumala koha. Ühesõnaga, nad hakkavad looma majandustehnoloogilist paradiisi siin samas maa peal. See ongi see lõputu aineline küllus, materiaalne hüverikkus ja sellega seotud masinlik automaatparadiis, milles me tänapäeval elame, heaoluühiskond. Jah, see ongi postmodernistlik tarbimisühiskond, ongi see maine tehnoloogilis-masinlik paradiis maa peal ja selle lõid, siis sai alguse, kui need insenerid ja teadlased võtsid endale jumala koha ja insenerid ja teadlased võtsid endale jumala koha ja see sama transcendentaalne, pange nüüd tähele, kui hästi Yuval Harari seda sama transcendentaalset ego defineerib, see, kellest siin Mattius ütles, et mitte midagi pole väljaspool, ta defineerib teda nii, et ta nagu on üksi tühjal laval ja räägib vaid iseendaga. Ei ole mitte midagi väljaspool seda, ei ole mingit varjatud poolt. Yuval Harari ütleb teises kohas, kus ta siin oli, 208, et seda nimetatakse tänapäeva lepinguks. Tänapäeva leping on see, et inimesed, et objektiivne materialistlik tegelikkus, mis iseseisvub esimest korda, see hingetu välismaailma mehhanism või füüsikalis objektiivne reaalsus, mis esimest korda matemaatiliselt kvantifitseeritav, kui looduses saab see matemaatiliselt kvantifitseeritav objektiivne materialistlik reaalsus, ehk teda on võimalik formaliseerida mingisse mehaanika võrranditesse, mehaanikaga seotud liikumistesse ja taandada massihulga kvantiteedi toimetele, vastastiksuhetele ja mehhanistlikutele jõududele, nagu Newton seda teeb, siis sellest hetkest peale ei olegi midagi peale mateeriat tõelist. Tõsiselt võetav, nagu Newton ütleb siin, on ainult matemaatiline ja absoluutne. Matemaatiline, mis on absoluutne ja tõeline. Peiri ajaloos 155, seda ta ütleb, et see, mis on tõeline, on matemaatiline ja see ongi absoluutne. Kant ütleb sama, et see mõistus on absoluutne. Siin ongi meil jälle matemaatiline absoluut, aga Franz Müller-Erikson ütlevad lehekülg 87 ja 89, et kõik tugineb mehaanilistele printsiipidele, see on täiesti läbinisti mehaaniline universum ja kõike koosnebki sama liiki mateeriast, ehk sellest mehhanistlik välispidisest materialistlik funktsionalistlikust ainest koosneb kõik, pole midagi väljaspool seda ainet, see ongi see materialism, mehhanitsistlik materialism, mis metafüüsilisel tasandil, mis iseloomustab seda tehisideaal olematust, ja, mis inimkonda ähvardab, sest see on selle alguses. Nii, aga loodusseadused on igavesed, jah, need on need loodusseadused, mille järgi inimkond suutis, nende juurde tuleme hiljem tagasi, aga need on need meist sõltumatud loodusseadused ka, mille põhjal on oligi võimalik need mehaanikaseadused teiste sõnadega, mis on universaalsed, igavesed, ajavälised, meist sõltumatud ja nende põhjal oligi võimalik see tehismaailm meie ümber konstrueerida. Selle juurde tuleme kohe ka tagasi, mida see tehismaailm tähendab. See on seotud selle vastandontoloogilise, vastandmetafüüsilise, eksperimentaalsurrogat positiivse tehisideaal olematuse või näivusega. Et kui see näivus või negatiivne alusprintsiip on kogu selle antropotseeni modernsusajast aluseks, siis pole ime, et meid tahetakse masinatega tänapäeval ühte sulandada tehisintellekti ja ajuliideste ajastul. Et pole ime, sest juba selle seemned olid juba 17. sajandis ja Descartes on selle kõige vaimustavam esindaja ja Newton on väga vaimustav esindaja. Nemad on sellised, kes kehastasid neid esimesi ja Kant, inimkonna nagu masinjumalikkust. Ja vaatame veel, et need maapinnal kehtivad seadused kehtivad ka taevakehade puhul ühe sõnaga, et see on nagu ühendatud taevane ja maine mehaanika. Vaadake, inimkonna ajalugu ei tunne varem midagi sellist, et oleks, ikka oli see varjatud pool, taevane reaalsus oli kõrgem kui maine. Kõik maailmapildid,
enne uusaega või modernsust või antropotseeni, väitsid, et on ikka see varjatud pool, see üleloomulik, aga antropotseenis kerkib esile see täielikult asjastatud, solidifitseeritud, väljaspoolne materiaalne tegelikkus, meie üksikteadvusest sõltumatu, objektiivne materiaalne reaalsus, nagu Marx selle kohta ütleb, või Lenin. Ühesõnaga, midagi sellist ei ole kunagi varem olnud. Ühesõnaga, et see on nagu Newtoni see mehaanika, ühendatud taevane maine mehaanika, see on leheküljel 106, see on ka Mayril Newtoni see on lehekülg 56, kus ta räägib ka matemaatilise mõtlemise kõikvõimsusest. Ernst Mayr siin bioloogia ajaloos räägivad täpselt sama asja. Franz Müür-Erikson ideed ajaloos ja siin Mayr bioloogia ajaloos. Ma olen päris palju näited sellest matemaatilisest absoluudist toonud, et ma tahangi näidata, et see täielik solidifitseeritus või hingetu asjastatus väga hästi ütleb Vihalem, kus see keemia ajalugu meil siin nüüd on, 50 ja 51, seal kus on absoluutsest inimesest juttu, ta ütleb väga hästi siin, et siin on asjade maailm iseseisev asjade maailm. Marx ütleb ka 548, Marx ütleb, see on muidugi tagajärg, sest transcendentaalne subjekt on eelnev sellele, transcendentaalne ego, aga Marx, kus ta siin on, 548, Marx, ta ütleb, et see on sõltumatu meist, on selline ühiskondlik suhe, selline kaubavormi struktuur, see on objektiiv, et see on nagu kaupade vahelised kvantitatiivsed suhted ja see kõik, ühesõnaga ühesõnaga, et ühiskondlikus tegevuses on midagi sellist, mis on meie suhtes täiesti objektiivne ja kvantitatiivne. Ühesõnaga, nagu see majanduslik tehnoloogiline tegevus ise, et asjad omandavad iseseisva eksistentsi. Jah? Seesama nagu ütleb see keemia ajaloos Vihalem, asjad omandavad iseseisva eksistentsi ja seesamune Guénon ütleb 105, leheküljel 105, leheküljel 105, ta ütleb, et peale mateeria ei eksisteerigi midagi muud. Et mateeria on kõik, mis on nagu reaalne, mis on tõsiselt võetav, on ainult mateeria. Et ei olegi ainult siinpoolsed eksisteerimisvormid. Seda ütleb Marx, ütleb selle kohta, see praktilise ühiskondliku tegutseja kohta, et see on oma elu ühiskondlik materialistlik tootmine. Sellega on seotud selle Max Weberi Entzauberung, see tähendab see asjastumine või kui elu müsteerium läheb kaduma või see salapära. See on nagu Leo Luks on öelnud 100 lehekülg 107, et see on nagu asjastatud majandusindiviid ilma saladuseta, ilma salapärata, et see on nagu see Tatsache flatness, nagu on saksa keeles tõsiasjalis faktiline, nagu Spengler ütleb, tõsiasjalis Wittgenstein, kõik filosoofia põhineb sellel eeldusel, et on see tõsiasjalis faktiline ja midagi muud ei olegi. Ainult meist sõltumatute objektiivsete täppisteaduste väited on tõesed, väidab Wittgenstein. Aga just see tähendabki, et tegemist ongi selle ajupõhise Tatsache flatness tõsiasjalis faktilise ühiskondliku indiviidiga, kes sõltub siis nendest iseseisvunud asjade maailmast. Sõnaga, kapitalism iseloomustades mitmes kohas hiljem puutume kokku, kus räägitakse ahnest kaupade ahnitsemisest. Sõnaga, see on see acquisitiveness, see tähendab see omandamisiha kaupade ja see välise, see, mis on inimloomusest väljaspool, nagu Watson ütleb, lehekülg 193, ma ei saa praegu lahti võtta, aga ta ütleb, et 193, et asjad väljaspool inimloomust. Ja üks näitekirjanik O'Neill ütleb ka, et ameeriklaste pragmatismi kohta seal 370, no ei saa kõike korraga lahti võtta, et moodne inimene defineerib ennast millegi väljaspoolse, endast väljaspoolse valdamise
ja haldamise ja valitsemise kaudu ja kaotab sellepärast oma tõelise olemuse. Seda ütleb see näitekirjanik O'Neill, see on ka selles. Ja vaatame, mida ütleb siiski Watson matemaatika kohta. See on liiga hea, et seda ütlemata jätta. Täpselt 114 on see lehekülge. Siin ta räägib sellest Bertrand Russellist, kes töötab välja tänapäeva arvutiteaduse teoreetilised alused enne Turingit, enne Alan Turingit. Ja ta ütleb, et matemaatika on nii inimlikest tunnetest puutumata, inimlikest tunnetest matemaatika, et matemaatika loogilised alused on meist täielikult eraldi olevad ja sõltumatud, aga pange tähele, see abstraktne matemaatiline valdkond, seda on arvutiteaduslastel on siin öeldud, abstraktne matemaatiline valdkond on saanud meie kõigi igapäevaelu osaks. See on see society moving online, ühesõnaga, et just see, mis on digitaaltsivilisatsioon, nagu meil infoühiskond, ongi seotud lahutamatult selle matemaatilise absoluudiga, mis ei ole inimlik. Siin on öeldud, ei ole inimlik. Saab lehekülg 114, no paremini ei saagi öelda, see ei ole inimlik. Ja tõesti, siin ütleb see samune Melisseau, et mitte inimlik algsuhe ehk ebainimene. Transcendentaalne ego ongi sama, mis mitte inimlik algsuhe, tema lõi selle ja ebainimene. Ja Descartes võttis selle, tema oli, kes samastus, tema oli esimene, kes selle mitte inimliku, mäletate Saussure, eneseküllaselt abstrakt iseseisva ideaalstruktuuriga, abstraktse ideaalmudeliga samastus. Tema oli esimene ja Derrida oli viimane. Mitte päris viimane, aga kõige viimane ikkagi, aga mitte päris kõige viimane. Kes päris kõige viimane oli, kes sellega samastus, seda ma praegu ei ütle. Aga Derrida, see joon läheb Sartre'i ja Derridani välja Descartes'ist, need, kes samastuvad selle matemaatilise absoluudipõhise transcendentaalse egoga, sest see on masinavärk, see on nagu aparaat, elav aparaat. Siin ongi Derrida juurde, et see on psüühiline aparaat. Norbert Wiener ütleb siin küberneetika ühiskond, et ei ole eriti vahet, kas tegemist on elava või elutu aparaadiga. Pange tähele, digitaalajastul, kui elektroonika muutub järjest võimsamaks ja inimelu on järjest enam elektroonikaga seotud, igasugused elektroonilised biokeemilised võrgustikud, kuhu meid tahetakse lülitada ja nii edasi. Seal on järjest enam, oleme me lihtsalt elavad aparaadid või biokeemilised algoritmid selles. Sõnaga, insenerid alati mõistavad meid kui algoritme. Seda ütleb Forohar, kui ta oma Rana Forohar, don't be evil. Big Techi kriitikas. Big Tech on need rahvusvahelised korporatsioonid, mis meid kõiki orjastada tahavad oma automatiseeritud sotsiaalmeediasüsteemidesse. Aga küberneetika ühiskonda, siin on hästi öeldud, et jah, et piir elutu ja elava asja vahel, elava inimese, hingava inimese elutu asja vahel ei ole enam absoluutne. See on suhteline, seda ei olegi, see hägustub järjest enam. Ühesõnaga, seda ütleb ka siin Rachel Botsman, keda usaldada. Ma ei näe siin liiga palju, tema ütleb ka, et me usaldame neid automatiseeritud autonoomseid süsteeme järjest enam, tulevad need targad võrgustatud robotid oma tehisajudega ja ja ei ole kaugel ka, nagu mõnest filmist võib järeldada, mis tundusid realistlikud, et 20 aasta pärast on juba meie hulgas meist eristamatud, väliselt, näiliselt eristamatud küborgid või need replikandid. Ja et nende aega on tulekul, seda ütleb Novatseeni autor James Lovelock, ja seda räägime rohkem siis, kui me käsitleme antropotseeni inimese käsitlust põhjalikumalt, siis ma saan neid näiteid tuua. Praegu ma veel räägiks transcendentaalsest egost ja sellega seotult ainult seda mainiksin, paneme selle küberneetika. Siin on veel, ühesõnaga, näiteks sellega seotud, et mingi ebaisikulis funktsionaalne mehhanism on kõigi elusüsteemide aluseks, materialistlik bioloogiliste elusüsteemide, no see oleme meie, need materialistlik bioloogilised elusüsteemid või biokeemilised algoritmid, oleme meie, jah. Nende aluseks on siin
Talis Bachmann, informatsioonitöötlus kognitiivses psühholoogias, siin ta väidab leheküljel 13, et vahendatuse postulaat, mida tähendab vahendatuse postulaat? No see näitab, et mingi ebainimene, jälle seesama ebainimene meid on mingisugused, ühesõnaga mingisugused mikrostruktuurid ehk operatiivaparaadi põhised mikrostruktuurid, mida me ise vahetult ei taju, meie teaduse välised, mida me vahetult otseselt kunagi ei taju. Ja need vahendavad kõiki meie tunnetusprotsesse, mida me tunneme ja märkame ja kõiki meie psüühilisi protsesse ja kognitiivsed või mõtlemise protsesse. Ja et seda kõike vahendab mingi operatiivaparaat, mis meile on teadvusest kätte saamatu, aga mida saab väljaspoolt masinatega mõõta ja tuvastada. Ühesõnaga sellisel, no ma ei oskagi öelda, siin on, see on nagu midagi väga mitteinimlikku ja ebainimlikku. Et nende jaoks on, nad räägivad ainult et meil on tajumisaparaat ja nende jaoks on ikka inimene ainult aparaat ja tegelikult on ka kogu selle informatsiooni tsivilisatsioon tänapäeval põhineb nendel eeldustel, et inimene on ainult pelgalt aparaat, elav aparaat. Aga vaatame korra veel ühte kohta kohutavast ilust 20. sajandi intellektuaalsest ajaloost. See on see 392, oli see 492, ikka pigem vist 392. Seal oli Alan Turingust juttu. Ma püüan ikka valgustada seda matemaatilist absoluuti. Ja ongi ikka, õieti jäi meelde küll. Et arvutamine on nii loogiline, jah, pange tähele, arvutamine on nii loogiline, sirgjooneline ja vaba tunnetest, et seda võib teha isegi masin. Jah, arvutamine on nii loogiline, nii sirgjooneline ja nii vaba tunnetest, et seda võib teha isegi masin. See on hästi öeldud, nii vaba tunnetest, täpselt sama nagu Bertrand Russell seal ütles, ühesõnaga, see on midagi mitteinimlikku. Jälle siin on see mitteinimlik algsuhe ja nii vaba inimtunnetest. Ühesõnaga, see on meie suhtes täiesti ükskõikne. Ja nagu see Melisseau ütleb, et ta ütleb siin seda, et see ei sõltu sellest, kas meie eksisteerime või mitte. No kuidas saab nii olla, et midagi sellist iseseisub, mis ei sõltu meie eksisteerimisest, aga ja nüüd ma annan selle kõige parema definitsiooni transcendentaalsele egole. No kui see ka meelde ei jää, siis see peab lausa meelde jääma, sest see minu arvates küll pöörab kogu senise naiivse käsitluse filosoofiast pea peale. No ma kohe teile ütlen selle. Nii, transcendentaalne ego, lehekülg 209 ja 210, see on midagi, mis ei samastu meie empiirilise eksistentsiga. No see on praktilis ühiskondlik tegutse ja see on midagi, mis on eelnevalt absoluutse ja a priorsena paigas ja see elab üle ja eelneb mis tahes tegelikule ja võimalikule olevale. See elab ja eelneb, ühesõnaga, see elab meid kõiki üle. Saate aru, see on mingi matemaatiline struktuur tegelikult, nagu Saussure seda mõistab. Küberneetilis-matemaatiline struktuur on transcendentaalne ego, mis on kogu antropotseeni negatiivse alusprintsiibi kehastus. Ilma tõelise väärtusaluseta puhta a priorse subjektiivsuse algpunkti filosoofia kehastus selle enesetranscendentaalse autonoomia, puhta a priorse subjektiivsuse, esmase ainulisuse, absoluutse alguse, algpunkti filosoofia, ehk negatiivse alusprintsiibi, kõige parem kehastus on transcendentaalne ego ja leheküljel 210 Melisseau väidab, et see eelneb meile eelneb, ta on midagi eelnevalt a priorsena, absoluutsena paigas, ta on midagi sellist nagu loodusseadused, ta on midagi sellist nagu igavesed loodusseadused. Me ei saa sellest välja, ütleb Matjus, transcendentaalne ego hõlmab meid kõik, kogu ühiskonda. Me tuleme selle juurde tagasi, kuidas modernne ühiskond on seotud loodusteadustega. See on väga tähtis. Näiteks see Aare Laanemäe ütleb lehekülg 194 valgustusajastust rääkides,
et tänapäeva majanduslik poliitiline süsteem põhineb samuti Newtoni seadustel. Ja siin ütleb Lotmani kogumiku ikka peame välja kraamima siit 371 on järelsõna või arvustus siin, arvustus, kes ta Leho Laamus või Leho Laamus, jah, Leho Laamus, jah, tema ütleb, räägib siin ühiskonna ja teaduste alusosade suhetest, et on ühiskonna ja teaduste alusosade suhted ja siin on siin on see mingi märgi ja suhtlemiskultuurisüsteemide tähendusloome. Ja nüüd võime ikka sellega võtta, kuidas Saussüriliku ideaalstruktuuriga on ja Hegelliku absoluutse küberneetilise, semiootilise või insenertehnilise intelligentsi või mõttega on siis seotud semiootika küberneetilises tähenduses, sest selline ta ongi küberneetikaga lahutamatult seotud semiootika. Et see on nagu mingisugune life is action of science, semiotic theory of life, life is action of science, semiotic foundations of nature and society. Ja sõnaga semiotic foundation, ja sõnaga, et ühiskond ja loodus mõlemad, nagu ütleb see Roland Barthes 686. Siin me liigume antropotseeni kõige üldisema iseloomustuse pinnale. 686 ütleb Roland Barthes, et ka loodus on osa sellest sotsiaalsusest, et ei ole mitte midagi väljaspool seda asjade sotsiaalset funktsiooni, see on 674 poststrukturalismi, siis asjade sotsiaalne funktsioon on see ebaisikuline algsuhe, mis väljendub moodsas ühiskonnas, sellepärast Derrida ütleski seal leheküljel 714, et see toimib alati juba meist väljaspool. Ta on alati juba midagi, mis on vahendatud mingi tehnilise aparaadistatud ja seadmestatud masinavärgi kaudu. Ja sõnaga, kunagi ei elame, nagu Derrida ütleb, selles midagi otse ja vahetult läbi sellises tõelises tähenduses. Seda ta väidab, sest igal pool on need vahendatusmehhanismid, mitte midagi, Laclau ütleb lehekülg 632, et mitte midagi ei ole sellist tänapäeva ühiskonnas, mis ei oleks diskursiivselt vahendatud. Samuti ütleb Agamben, Giorgio Agamben leheküljel 790, selles samas 20. sajandi filosoofia vooludes, et kõik, mida me seni elasime vahetult läbi, on meile massikommunikatsiooni kaudu vahendatud. Ja, aga see on väga tähtis, sest see näitab, et loodus on hõlmatud nagu mingisugune väike alamhulk sellesse asjade sotsiaalsesse funktsiooni. Ja ühesõnaga, et see asjade sotsiaalne funktsioon on nagu kõik hõlmav, sama kõike hõlmav kui see transcendentaalne ego ise, mis kõigile meile eelneb. Ja sellepärast Roland Barthes ütleb, et see on nagu mingi tohutu kommunikatiivne tähendusloome mehhanism, tohutu masinavõnked ehk tähendusloome, millest räägitakse semiootikas nii palju, et see on nagu midagi tähenduslikku. Ei ole tegelikult, see on lihtsalt strukturaaltähenduslik ehk funktsionaaltähenduslik ideaaltähendus 676. Väga hästi mõistab Neeme Lopp seda, mida tähendab ideaaltähendus. See on pelgalt strukturaalfunktsionaalne ideaaltähendus. Et see on illusioon, kohal olev tähendus on illusioon. Ja siin on see Derrida suure erinevuse mõiste. Suure erinevus ja vaba mäng, mis on seotud, see on see küberneetiline